tere, täna meil on viimane kohtumine selle projekti raames NLP massaažis. Sellega tänase teemaga me lõpetame seda tsükli ja homsest alustame uue projekti ja uue maratoni. Ja tänase päeva teema on nimega, et kõik muutused algavad sellest, kui sa aktsepteerid praeguse seisu. Mis see tähendab, et sellest hetkest, kui sa oled suuteline iseendale öelda, kus sa oled ja mis toimub praegu hetkel sinu elus sinuga, alates sellest hetkest sina võtad võimu enda kätte, võta üle ja sellega edasi liikuda. Ja on väga selline populaarne sõna transformatsioon. Mida see tähendab? Tegelikult see tähendab seda, et lihtsalt muutused. Ja muutused algavad sellest ajast, kui on soov. Ja kui sa oled suuteline iseendale öelda, kus sa oled hetkel. Alustan ebamugava ja ebameeldiva väljaütlemisega. Sinu tänane keha, ja kui sa ei ole sellega väga rahul ja õnnelik, sinu tänane keha on sinu valik. Sina ise oled valinud täna elada selles kehas. Kui tervisest rääkida, siis see tervis, mis sul hetkel on, see on sinu valik. Kui sa ei ole rahul oma perega, oma kallimaga, või kui ta enam ei ole kallis, see on see, mis sa ise otsustasid valida enda elu. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sellest hetkest, kui sa aktsepteerid, kus praegu sa oled, sellest hetkest mitte enam selline olukord juhib sind, vaid siis sina ise ennast juhib. Ja see täpselt sama nagu navigaatoriga, et kui sa sõidad autoga uues linnas ja ei tunne linna ja ei tea, kuhu sõida või tead, kuhu sõida, aga ei oska kuidas, sina saad sõida kaua, aga see ei vii kuhugile. Ja kui sa navigaatorisse paned kirja, et okei, ma olen siin olemas, ja siit algab sinu algpunkt. Ja kui sa näidad, kuhu sa tahad liikuda, sellest hetkest, kus sa aktsepteerid, fikseerid, kus sa oled praegu, sellest hetkest algab juba see, kuhu sa tahad liikuda ja ehitab marsruudi. Täpselt sama selle ütlemisega, et muutused algavad sellest, kui sa aktsepteerid oma praeguse olemise. Et kui sa ütled iseendale, et mitte emotsionaalsed, mitte kirjeldavad sõnadega, et mul on hea, mul on halb, aga faktidega. Näiteks, ma ei ole õnnelik oma töökohaga ja ei ole piisavalt raha. Et need kirjeldused, need on emotsioonid, ei ole rahul, ei ole piisav. Need on lihtsalt emotsioonid või meie selgitused, mida me paneme selle peale. Aga kui sa ütled endale, et mina hetkel töötan selles ametikohas, mul on selline palk, see on juba faktid ja neid saab värvida nende värvidega, mida sa tahad. Kui sa oled rahul sellega, mis sul on, super, väga hea. Aga kui sa ei ole sellega rahul, siis sa saad värvida ja alustada need muutused, kuhu sa tahad jõuda. Okei, kui ei meeldi need numbrid kuu lõpus, et võib-olla on vaja need numbrid parandada ja siis sellest algab see, kuidas sa hakkad need muutused enda ellu tuua selleks, et sa saad jõuda nende numbrideni, mis sul on vaja. Täpselt tervisega, kui me räägime sellest, et mul on tervis ei ole hea või on liiga paks, ma olen, see on kõik need lihtsalt faktid, emotsioonid. Aga kui sa võtad seda nagu fakti põhiselt, et okei, ma olen, ma ei tea, 30-aastane, minul on nii palju kilot näitavad kaalud, minu näitajad, vereproovid näitavad sellised numbrid, siis selle baasil saad juba endale
ehitada uue programmi, mida on vaja teha selleks, et need numbrid muuta, mis sind ei rahulda. Aga ülejäänud on lihtsalt emotsioonid ja meie kirjeldused, mis ei anna mitte midagi, vaid lihtsalt vastupidi hakkavad meid nagu alla suruda. Ja vahest on ka selline seis, et nagu ma näen, vaatan, aga ei näe. Või ma kuulen, mis inimesed räägivad, mis arstid või spetsialistid räägivad. Ma nagu kuulan, aga ei kuule. Ma nagu saan aru, et seda ei ole vaja teha või on vaja vastupidi teha. Ma nagu saan aru, aga ei saa aru. Ja kui oled sellises nagu tupikus, oled sellises nagu olukorras, see ei ole halb, see ei ole hea. See lihtsalt fakt, et ma olen praegu siin. Ja kui aktsepteerida seda, kus ma olen praegu, siis sellest saab juba võtta enda üle võimu ja sellega juba hakata tegeleda. Mida saab iseendale lihtsad asjad teha, et iseendale aidata ja toetada? Need on ainult 4 sammu. Esimene, teha pausi, peatuda. Mitte joosta, mitte ringi vaadata, lihtsalt peatuda, et iseendaga olla aus. Siis nimetada, mis on sinu ümber. Näiteks kui on paanika, stress, mingi uus olukord, kus sa ei oska käituda ja sul ei ole need reeglid, mis on õige, mis ei ole õige, sa ei tea. Et lihtsalt enda jaoks nimetada need faktid. Need faktid, mis on sinu ümber, mis toimub, kellega see juhtunud, kes saab toetada või et lihtsalt fakti põhiliselt. Ehk esimene, teha pausi, teha stopp. Teine on nimetada faktid, mis on minu ümber. Kolmas, kuulata oma keha, et jälgida, praegu on see, mis minu kehas toimub, mis minu keha tunneb, et kas mul on palav, mul on külm, mul on kurb või mul on pinge, et nagu enda järgi jälgida ja vaadata, mis sinu kehas toimub, selleks, et aru saada, mis toimub tegelikult minuga. Ja juba 4. punkt, et võtta endale aega, kui sa juba tegi stoppi, nimetasid faktipõhiselt, mis on sinu ümber ja siis sa märkasid, mis sinu kehas toimub, siit algab juba selline vabadus ja võim sinu kätte juba jõuab. Ja sellest hetkest alates, kui sa korjab need faktid, sa saad juba ehitada oma programmi, mis edasi teha ja kuidas sellega saad hakkama saada. Ja räägivad spetsialistid, psühholoogid, et sellest hetkest, kui tuli mingisugune nagu insight, nüüd lõpuks ma sain aru seda, mis ma tahtsin või mis ma ei saanud pika aja jooksul nagu jõuda selle mõttedeni. Sellest hetkest algab teine asi. Sellest hetkest tuleb 3 kuni 6 kuud, kui selline arusaamine sina või sinu keha või sinu aju võtab omaks. Ehk tuleb anda endale lihtsalt aega ja teada, kui on midagi keeruline, nimetada, teha pausi, kuulata oma keha ja siis vaadata, anda endale aega 3 kuni 6 kuud selleks, et see jõuab sinuni nii, et see on juba sinu keha osa, sinu aju osa, sinu mõttelaadi osa, siis saab edasi liikuda juba nagu uuena inimesena. Ja kui me räägime massaažist, sa oled juba siin ammu ja kui sa jälgid mind, sa tead, et mina tegelen kehalise praktikatega ja ma töötan mitte ainult kehaga, aga ka sinu sisemise maailmaga ja milleks NLP massaažis ja kuidas seda kõike saab kasutada, väga lihtne. Kõik on need minu tööriistad, millega ma töötan, et meie seansid oleksid nagu võimalikult efektiivsemad
ja need teadmised, mis ma kasutan meie seansside ajal, need meetmeid ma jagan sinuga, et sina saaksid ka enda elus neid ka kasutada. Ja kuidas see töötab massaažil või kehapraktikas? Kui me aktsepteerime see, mis toimub ja see, mis meiega praegu seisuga, mis muutused toimuvad, alates sellest me ühendame meie vaim reaalsusega, meie keha reaalsusega, et kus ma olen ja kuidas see töötab minuga. Kui räägime massaažist, siis kui puudutused on nii olulised, et iga puudutusega ma aitan sind tunda oma piirid, tunda oma keha, et võt, siin see on minu keha, siin see lõpeb. Edasi on juba midagi muud minu ümber, aga see on minu keha, minu piirid ja selle taga on juba tuleb selline nagu vabadus või tuleb selline arusaamine, kus ma olen ja mis minuga on toimunud. Ja sellega tuleb aktsepteerimine ja reaalsusega ühendamine. Ja puudutused, need on nagu ankurid, mis aitavad kehale tunda, et ma olen olemas. Minul on kõik hästi ja mina saan hakkama kõigega. Ja kui vaadata edasi, et mis mul on nagu alati märkmed ja märkmed on venekeelsed, et mul on vaja ka paralleelselt tõlkida ja lihtsalt tahaks kõige tähtsamad asjad sinuga jagada, sellepärast piilun natukene oma märkmekuse. Et kui sa tuled seansile, tule sellega, et sa ei tule siia, et ennast parandada, ravida või korda saada. Sa tuled lihtsalt olla. Ja seansi ajal me juba sinuga saame vaadata, mis täpselt sul on vaja ja mismoodi on vaja tööd teha. Ja sellega palju efektiivsem, et sind ei ole ravida, sinuga on kõik hästi. Vahest on lihtsalt selline olukord, kui on ebamugav, kui on valus, kui on pinge. Aga see kõik läheb mööda ja sellega ei tasu väga pingutada, lihtsalt tule massaažile selleks, et iseennast tunda oma piirid. Ja mina olen siin sinu jaoks olemas selleks, et toetada ja teha võimalikult võimsamaks meie seanss. Miks NLP-massaažis jälle tuletan meelde, et kõik on need meetmeid selleks, et mina saaksin meie seanssi teha efektiivsemaks. Ja ma jagan, millised need tööriistad ma kasutan selleks, et sina saad ka ise endale aidata. Mul ei ole väga huvitav endale ehitada või luua sellise armee, kus on sõltlased, kes vajavad massaaži ja minu abi ja ainult mina saan sind päästa. Üldse ei ole vaja, aga ma töötan tarkade ja tervete inimestega ja see tähendab seda, et sinul on kõik hästi, sinuga on kõik korras. Ajutine ebamugavus, ajutine valu, ajutine olukord me saame koos läbida ja mina olen selleks sul olemas. Ja need võtmed, mis ma kasutan, ma jagan sinuga, et sina saad ise endale ka olla toetuseks. Ja kuidas saab seda vaadata massaaži pilguga. Näiteks läbi keha on näha palju rohkem, kui ütlevad sõnad. Läbi keha saab tunda ja ära märkida neid asjad, mis on sul
valesti või mis on pinges. Sa ei pea palju rääkida massaaži ajal, mis sinuga on toimunud või juhtunud. Okei, kui sa räägid, et ma ei ole vastu, et me võime rääkida, aga meie seansid on niimoodi ehitatud, et sina saad nautides läbida valu, läbida mingid raskemad perioodid oma elus, et nautides läbi massaaži saab töötada läbi keha sinu vaimuga ja sinu alateadvusega. Seda me teeme iga seansil ja ei pea selleks kuidagi ette valmistada ennast, vaid lihtsalt olla ja lubada iseendale lihtsalt olla ja lihtsalt nautida, sest keha räägib palju rohkem, kui meie ise saame seda teha. Ja näiteks, kui ma näen kehas, et on kuskil pinge, ma ei pea sellega vaielda või võistelda. Täiesti piisavalt seda, et ma märkan seda, sina kindlasti elad omas kehas ja tunned seda. Ja kui ma märkan seda ja hakkan sellega tegeleda, ma teen seda leebemalt, ma teen seda õrnalt, et vaikselt lõdvestan need kohad, mis on pinges selleks, et kui keha mäletab, et oli valus, et keha mäletab ja hoiab seda valu või trauma enda sees, see võib aastaid kesta. Ja kui me töötame läbi keha, me aitame alateadvuse tasemel sellega ka hakkama saada. Näiteks vaata, kui on juhtunud mingi olukord ja kehas jäi see kinni. Kui kinni nagu pinged. Ja kui need pinged meie lõdvestame, siis see mure on ka kaob ära. Ta ei kao otseselt ära ja meie ei saa seda unustada. Aga meie keha enam ei vaja kogu aeg meelde tuletada, et oli mingi raske olukord. Ja läbi seda, et kui me lõdvestame keha, läbi seda tuleb kergendus hinges. Ja kui keha enam ei pea hoida seda trauma, keha ei pea enam seda nagu kinni hoida selle trauma, siis meie aju, meie mõttelaad, meie visioon hakkab ka muutuda. Me hakkame teistmoodi vaadata sama mure peale. Meie hakkame otsida juba uued lahendused ja uued mõtted tulevad ka ja see ei tähenda, et sa pead nii sügavasti seda tööd teha. See kõik toimib automaatselt. Kui keha lõdvestub, siis meie ajus, meie alateadvuses kõik hakkab ka muutuda, et selleks ei pea väga pingutada. Lihtsalt tuleb endale lubada, võtta aega enda jaoks, rahuneda ja siis sellest ajast hakkavad muutused. Aga kõigepealt muutus algab sellest, kui me aktsepteerime tänase meie reaalsuse või praeguse reaalsuse. Ja vaatan edasi, mis meil on veel tänaseks. Mul vahest tulevad kliendid ja ma näen, et keha räägib palju rohkem, kui me oskame või oleme suutelised iseennast rääkida. Aga kui kliendid ei räägi, mina ei ahjesta, et sa pead minuga midagi jagada. Et see tuleb siis, kui inimene on valmis ja piisavalt usaldab mind. Aga läbi massaaži, kui me lõdvestame keha, siis need pinged, mis on meie peas, mis on meie alateadvuses, nad vaikselt ka lähevad ära. Aga selleks tuleb aktsepteerida, et jah, ma olen siin selles kohas ja kui ma aktsepteerin ja nimetan õige nimedega, mis on minu ümber, mis on toimunud, mis toimib, alates sellest hetkest saab juba edasi muutuda ja nii kaua, kui sa põgened oma reaalsusest või oma olukorrast, kui sa ei taha vaadata selle peale, mis on tegelikult sul toimub, siis nii kaua, kui sa põgened, siis see olukord juhib sind. Sellest hetkest, nagu me rääkisime, on 4 sammu. Sellest hetkest, kui sa teed stoppi,
siis sa vaatad enda ümber, mis sinu ümber toimub, aga räägid iseendaga faktidega, ei pea värvida seda emotsioonidega või mingi kirjeldustega. Sa teed seda, nagu ma video alguses rääkisin. Siis sa jälgid, mis sinu kehas toimub, et ära tunda, kus kohas see mure hakkab ennast peita. Ja punkt 4, võtad endale aega, et see jõuab, need semnekesed, mis lähevad sinu sisse, et nad jõuavad külvatada ja nad hakkavad nagu õitsema ja kasvada. Ja sellest hetkest, kui sa põgened või nii kaua, kui sa põgened reaalsusest, nii kaua see reaalsus juhib sind. Sellest hetkest, kui sa aktsepteerid oma praegune olukorda, sellest hetkest algavad muutused ja sellest hetkest sina juba juhid neid, sest kui sa endale ütled faktides, mis toimub, mis sinuga toimib, siis meie aju ja meie elu hakkab muutuda vastavalt sellele, kuidas saab seda muutuda, mismoodi saab teha paremini. Ja siit algab sinu vabadus ja sinu võim enda üle ja enda elu üle. Selle teemaga me lõpetame tänase päeva ja lõpetame seda tsükli NLP massaažis. Järgmine teema on meil alates homsest. Tule maratonile, võtta endale 5 minutit aega. 5 minutit, 21 päev. Ja sellega on kõik, aga need on baby steps, millega me teeme suured muutused. Homme vaata jälgi, mis meil tuleb uus. Ja kui sul jäänud mõned läbimata või tegemata videod NLP massaažis, need reeglid, mis me sinuga koos uurisime, sa saad neid vaadata kas või siin Instagramis, seal on selline highlights NLP, või sa saad vaadata neid YouTube'is. Tere tulemast minu maailma ja võtta palun endale kõige parimat sellest hetkest, mis sa leiad endale.